tere! Mina olen Kellu ja minu tänaseks ampsukaaslaseks on kuivatatud banaani kakaonäksid. Sellised naturaalsed, looduslikud tunduvad olema. Ja kui sina oled siin minu videosid esimest korda vaatamas, siis mina armastan väga proovida igasuguseid asju. Ja ühel hetkel ma mõtlesin, et aga miks ma üksi proovin. Et võib-olla on sellest kellelegi kasu, et äkki jääb nii mõnigi asi poest ostmata või leiad sa hoopis endale midagi huvitavat ja põnevat, mida sa ise varem maitsnud ei ole. Et siukene minu isiklik hobikanal on siis see, kuhu sa sattusid. Aga teeme need banaani kakaonäksid lahti ja vaatame, kuidas need maitsevad. Need on siis sellises pakendis, kus kui lahti rebid, siis siin on siukene nagu taassuletav pakend. Nüüd korraga kõik ei pea ära sööma, kõigepealt ei saa lahti ka. On üksed klippingkotid, et lapsepõlve lõhn tuleb meelde. Mul nimelt kunagi sugulased käisid Moskvas, kui ma pisikene olin ja nad tõid sealt kuivatatud banaani. Nende banaanide lõhn ja maitse oli täpselt samasugune nagu nendel siin. Vaat see kui tore. Ma keeran selle huvitaks lahti, ma tuleb. Ühesõnaga, ta on nagu selline rull. Siuke mingisugune mass on sellest tehtud ja siis mingi rulli keeratud ja pärast tükkideks lõigatud. Siuke huvitav. Väga kuvetatud banaani või natuke siukse rosina, siukene maitsega. Ja õrnalt ikka on kakaone. Banaani maitse on siin tugevam. Ja siis kui ta suus hakkab sulama, siis hakkab tumeda, tummise kakao maitset siin tundma natuke. Aga banaani magusus on siin küll. Ja siin öeldakse, et siin ei ole lisatud säilitusaineid. Eesti toode, 50 grammine on ju. Ja siis kirjas on siin niimoodi, et siin on banaan, suhkur, kakaopulber ja ilma lisatud suhkurta. Okei, nüüd ma siis natukene mõtlen, et võib-olla siin ei ole siis üldse pandud mingit lisasuhkurt, et on puuvila suhkur või, sest banaan on hästi magus. Ja siukene 50 grammi valmistamiseks on kasutatud vähemalt 200 banaani. Banaani üleküllus. Ja mulle hästi meeldib, et siin ei ole üldse palju rasvasid. Küljast on rasvapid ka hästi madalad. No süsivesikud. Siit saab kõige rohkem, eks on siuke kiire magusa laks ja siin on natukene valku ka. See on hästi mõnus ja siin on kirjas niimoodi, et magusad banaaninäksid valmistatud puhta kakaoga on suurepäraseks energiaallikaks nii suurele kui väikesele. Siis küsitakse, et kas sa tead, et banaan on tegelikult mari. See on täitsa tõsi, et see mari on siukene juba äge. Lahe avastus. Ja no, ta on energiaallikas selles mõttes, et kui sul on kiiresti vaja, see kaob ka ruttu. Sest süsivesik on nagu hoopis hammaste külge. Süsivesik on nagu mõeldud selle jaoks, et üksi muid toitained nagu valka ja rasvasid hästi lagundama hakata. Nii et see tasub näiteks suure toidu eel süüa, et sa kiiresti toitudest midagi omistama hakkaksid või kui sa oled hästi väsinud, see on kähku midagi vaja, siis näiteks see amps on siuke enne sööki hea amps või siuke vahepeal amps. Ta on hea pehme ka, ta ei riku ega lõhu kellegi hambaid, ta on küll siuke nätske, et läheb hamba kõige kinni, seepärast nagu üritad seda siit kätte saada, et mõnda sulab ja lahustub ära, siis ei ole ka hullu. Tammastega midagi selles mõttes ei juhtu. Aga neid võib jäädagi sööma. Muidugi hind on neil kallis, mina sain need Solersest ka 2,40 maksis. Ja 50 grammi see pakkumine nagu siiamaani täis. Aga ma arvan, et see on ikkagi selles mõttes väärt asi, sest kui sa lähed ostad mingisugust
kommi. Noh, võib-olla komm on suurem pakk, maksab sama palju. Ja sa sööd selle kõik ära põhimõtteliselt, seal on suhkur, säilitusained, maitseained, igasugused muud asjad. Suhteliselt tehis, aga see on ikkagi nagu päris kakao ja banaan. Normaalne. Ma sööks küll. Et selline tore avastus siis täna. Aga sa võid mulle kirjutada, kui sa selle maitsesid ära, kuidas maitses. Mis sa sellest arvad, kas sa sööksid seda? Mina, kellele meeldib väga banaani või kakao, mina hea meelega söön. Ja just niimoodi natukese nosimise päeval, kuna ta on kallisega, siis palju ei olegi vaja endale suhu pista. Natukene maitsed juba on hea olla. Seniks aga, kuni sina mõtled, kas süüa või mitte süüa, siis kohtume varsti jälle uutes toredates videotes. Tšau!